Lasva vallas sellist hoonet nagu lasteaiahoone ei olegi siiamaani olnud. Ja siis lasteaiarühmad on paiknenud siis kortermajades, sotsiaalkeskuse majas, koolimajas ajutiselt. No ajutisest on saanud juba 10 aastat vähemalt. Et see on siis nüüd lõpuks tulemas siis Lasva valda tõesti lasteaiaks mõeldud hoone. Et siin siis kasutatakse või testitakse selle projektiga välja töötatud energiasäästu uusi standardeid. Mis tähendab, et see objekt peaks tulema täiesti ainulaadne. Ja minu isiklik arvamus on, et kõige paremini just sellised uuenduslikud objektid sobivadki minu meelest lasteaiaks. Et ütleme niimoodi, et selles hoones sees hakkavad siis õppima lapsed, aga sellest hoonest ja selle ekspluateerimisest hakkavad siis teadmisi ammutama kõik need, keda vähegi huvitab energiasääst ja energiasäästlik ehitamine. Et selles mõttes on ta super objekt ja me oleme nii-öelda väga ootusäravad. Küttelahendus ja need ei ole midagi uut, et hoone on maaküttel, sooja vett toodavad siis päikesepaneelid, need ei ole mitte elektrit tootvad, vaid sooja vett toodavad. Aga pigem on nii-öelda rõhutud selle peale, et see hoone energiatarbimine, et see on nii-öelda viidud miinimumini, nii väikseks kui võimalik. Ainukene, mida meie teame, on see, et see hoone tarbib vähe. See on meile oluline. Ja kokkuvõttes siis, et mis see hoone andmed on, 1200 ruutu, siis sellest Šveitsi programmist ja Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi projektist siis rahastatakse seda selliselt, et objekt kokku on 1,5 miljonit ligikaudu ja projektirahadest siis on 1,2 miljonit. Lasteaia valmimiseni tegelikuses projekti järgi peaks olema aega veel üle poole aasta, et projekti lõpukuupäev peaks olema alles järgmise aasta kevad. Aga nüüd tänu sellisele ehitaja võimekusele või siis kiirusele, et ehitab siis aktsiaselts Nordecon, et tänu sellele plaanitakse see objekt valmis saada siis põhimõtteliselt järgmisel kuul. Kuidas kirjeldada Lasva lasteaia ruumilahendust? Põhimõtteliselt hoone peaks, või mitte peaks, vaid ongi projekteeritud ja arhitektuuriliselt võetud sellise nagu mesilaskärje kujud. Ja hetkel me siis paikneme ühes nendest rühmaruumidest, mis on siis põhimõtteliselt 4 ühesugust ümber selle keskmise osa ja keskel siis kõige suurem osa, üks mesilaskärg on siis põhimõtteliselt tegevuste või kuidas öelda saal, et nii ürituste jaoks kui nende liikumistundide jaoks tehtud. Ja samas on selles hoones loomulikult ka olemas köögipool, aga põhimõtteliselt jah, et ilusaks teeb selle hoone või omapäraliseks teeb selle hoone just see, et ta on nagu mesilaskärjest võetud selline teema, et kõik nii-öelda ruumid on nagu mesilaskärjed ümber siis keskmise osa. Kuna siin sellel hoonel ongi taga aetud just neid energiasäästu kõige kõrgemaid või uusi standarde, siis see mesilaskärje kuju pidi just sobituma selleks või olema kõige parem selleks, et see energiasääst kätte saada. Ma kujutan ette, et nii need asjad tulevadki loodusest, et mesilased on järelikult avastanud selle kõige targema või kõige otstarbekama ja praktilisema kuju ja see on siia üle võetud siis. No kas Lasva vallas lapsi ka jätkub, et uus lasteaed täis saada korralikult? See oli äkki 2010 aasta, kui me selle uue lasteaiahoone projekti tegime alles. Et siis oli Lasval avatud 3 rühma põhimõtteliselt ja me ise nii-öelda planeerisime, et kui me siin projekteerime, teeme, et 4 rühma jaoks, et siis piisavalt lapsi olekski 4 rühma jaoks. Ja nüüd mõni aasta hiljem avasime nii-öelda 4. rühma juba ära, ajutiselt siin Rahvamaja hoones. Ja mis juhtus oli see, et pidi justkui tänu 4. rühmale jätkuma kohti kõigi jaoks. Aga täna on siis olukord selline, et 4 rühmast ei piisa ja siis sellel aastal juba avame 5. rühma. Sisuliselt on niimoodi, et siin hakkab olema 4 rühma ja 1 rühm on Kääpal, sest ikkagi sealse piirkonna elanikud soovisid, et nendel oleks ikkagi lähedal olemas rühm. Ja see on väga hea, sest sisuliselt 5 rühma siia ei mahukski täna. Nii et lapsi on piisavalt.
aga nüüd ei oska öelda, mis saab siis, kui 5 rühmast jääb väheks, sest siis tuleb küll hakata uuesti juurde ehitama.